ettevalmistus oli täpselt nagu ta oli. Nii kus auto missos jäi ta sinna, nii paar päeva ennem ajasin ikka sisse ja vaatasin rehvid ära ja väike hooldus kerge ja siin ma olen, tulin. Aga eelsõidult läksid kõik põhimõtteliselt esimeses, teises eelsõidus mõlemas käigukast jukerdas, ei saanud üldse. Algus oli kiirus hea, hakkas käigukast, vaatasin jälle, nüüd ma jäängi raja äärde. Ja siis esimene sõit oli kuidagi, lõpus sain aru, et enam ei lähe kolmas käik sisse. Ja kolmandas poolfinaalis läks juba hästi. Siis tegin kiire jokkeri ja sain konkurendist mööda, ütleme, et sõit sujus nagu mina tahtsin. Et väga eduline oli. Ja ütleme, finaal, oleks võinud võita, aga piisas ka sellest, et tulla meistriks. Et olen rahul igati. Tehnika pidas lõpuni vastu, see on kõige tähtsam, et ei oleks tahtnud viimasel ringil rajaärde jääda. Neid on ikkagi eelnevalt olnud küll ja küll. Et eriti täna veel, et kus oli ikkagi meistritiitel mängus. Tänan kõiki sponsoreid, sõpru, tuttavaid, lähedasi, väikest pojad, mis sa ütled? Ei ütle midagi. Tänan ka naist, kõik läks hästi. Ajasõit, tipp-topp. Auto jooksis väga kiirelt. Kõik rehvi valik oli hea. Rehvi valik oli algusest peale kuni lõpuni. Mina mingit rehvi muudatust ei teinud. Ajasõidus esimene koht, esimene poolfinaal. Pelgasin küll veidi seda starti, et ei teadnud, kuidas teistega läheb, aga sõit oli praktiliselt puhas soolosõit, et stardist minema ja kuni lõpuni välja, et nägi ainult peeglist kaasvõistlejaid. Nii esimeses poolfinaalis sama taktika, teises poolfinaalis ja kolmandas poolfinaalis, et ei olnud nagu täna mulle vastast. Ning finaalis vaatasin, et kõik kulgeb samamoodi, aga seekord finaaliks selle Andre Mõttus saanud auto veidi paremini jooksma, et ta ikka suutis natukene närvikõdi pakkuda, aga midagi ohtlikku ei olnud. Täna oli lihtsalt täielikult minu päev. Seoses Ojaperve kutsega, et on vaja autot kokku saada ja me ei olnud päris kindlad, et me tuleme täna siin. Sest autod olid suht laiali, aga siis sai venna ja mehaanikutega sai kokku leppida, et ikka teeme ära. Et siin Otile sai uus mootor vahele teha ja väga pingeline nädal oli. Ja täna siin esimesed eelsõidud läksid suht visakalt. Ma arvasin, et ma olen kuskil keskmike või tagumiste meeste seas, aga täna oli ikka endale ka üllatus, et suht ees otsas. Muidugi seda rada on sõidetud ka aastaid, aga nüüd esimene koht. Alati on midagi puudu jäänud. Pigem tehnilised viperused, et mitte oma sõiduvead. Ja siis finaalis oli samamoodi, saime Otiga ilusti minema ja esimeses mäepealses kurvis kadusid pidurid ära, et täna oli nii palju kive raja peal. Ja kivid lõid mul taga piduri vooliku katki ja ainult esipiduritega sai sõita, aga sellise kiirusega on väga keeruline teha seda. Aga õnneks tulin lõpuni. Muidugi kahju on, et Otil niimoodi tagasi laiali läks, et ma oleks selle teise kohaga väga rahul olnud. See Tapa autokross siin krossirajal on ka peetud edukalt, et väga tahaks tänada kõiki osalejaid, kes võtsid vaevaks siia kohale tulla, samuti pealtvaatajad ja kõik korraldajad, et väga kihvt etapp oli. Osavõitjaid 22, et üle ootuste palju ja ma arvan, et see etapp on igati korda läinud, nagu ka see aasta, et tõenäoliselt meil siis sellel aastal rohkem ühtegi etappi ei toimu. Tegime otsuse, et 2 etapiga anname siis meistritiitli välja, kui on vähemalt 7 osalenud klassis, et need ka siin täis tulid. Ja kui nüüd punktisumad kokku lüüa, et eks me siis need meistrid selgitame, et selle aastaga siis võib lugeda selle aasta siis lõppenuks. Tulevikuplaanidest natukene, siis järgmine aasta kindlasti üritame täies mahus korraldada veoautokrossi.
lubame, et see ära ei hääbu, kuhugi see ei kao, me teeme kõik enda poolt, et sõitjaid tuleks juurde ja neid on juurde tulemas, et seda on nagu rõõm tõdeda. Samuti on meil plaanis ka üks klass äkki juurde teha, et eks me peame sellega natuke tegelema, et neile tingimused looma ja siin Autospordiliiduga natuke nõu pidama, et need on need SSV pagid, kes meil täna siin demot tegid, et nad on iseenesest väga huvitatud, aga seal tuleb siis see formaalne pool veel paika panna, aga meie oleme ka neist väga huvitatud, ma usun, et me saame lõpuks ka mingile kokkuleppele, et loodame, et kõik sujub positiivselt.